Tõlviku talu seale meeldis üle kõige peremehe punane traktor. Selle hiigelsuured rattad ja läikiv kere olid tema meelest lihtsalt imelised. Siis, kui keegi ei näinud, nuuskis siga ümber traktori ja uuris, kuidas see töötab. Varsti teadis ta traktorist rohkem kui ükski teine loom. Ma võiks vabalt seda masinat juhtida, arutles ta endamisi. Kui peremees sellega sõidab, siis keerab ta muudkui rooli. See ei tohiks ju eriline kunst olla. Ükskord, kui peremees ja perenaine olid terveks päevaks linna sõitnud, läks siga salaja traktori kuuri ja imetles oma lemmikut lähemalt. Kuidas see küll läigib? Ega midagi ei juhtu, kui ma korraks kabiini istun. Ta ronis traktorisse ja seadis ennast juhi istmele. Huvitav, mille jaoks see punane nupp on? Mõtles siga ja vajutas nuppusõraga. Mootor turtsatas ja hakkas mürisema. Kabiin värises, ise hakanud traktorist oli masina kogemata käima pannud. Teised võivad mürinat kuulda, ma parem lülitan välja, otsustas siga. Ta vajutas läbisegi kõiki ettejuhtuvaid nuppe. Korraga nõksatas traktor paigast ja veeres kuurist õuele. Kanad jooksid hirmunult laiali. Siga muudkui vajutas nuppe ja tõmbas kange, ent traktor ei peatunud, vaid sai hoopis hoogu juurde. Viimases hädas püüdis uljaspea rooli haarata, aga sõrad ei kuulanud sõna. Kartes, et teised loomad tema äpardust näevad, peitis siga end kabiini põrandale. Traktor tuhises omatahtis üle õue. Sealt vana silda pidi väikesele põllule. Siis tiiruga tagasi. Küüni ühest otsast sisse ja teisest välja. Puhkes paanika. Kanad jooksid ummisjalu edasi ja tagasi. Kaagutasid ja vehkisid tiibadega. Lehm ja lammas põgenesid. Peataga ju ometi see traktor, karjus üks kana. Pärast pikka tiirutamist leidis siga viimaks nupu, mis seiskas mootori. Kõik loomad tuli traktori ümber kokku ja nägid siga kabiinist välja astumas. Siga ei tahtnud, et teised teda rumalaks peaksid ning valetas neile suud silmad täis. Jalutasin parajasti jõuel, kui järsku märkasin veerevat traktorit. Hüppasin sisse ja panin mootori seisma. Vedas, et sattusin lähedal olema, muidu oleks võinud veel midagi juhtuda. Õnneliku lõpuga lugu avaldas loomadele muljet. Tõepoolest, traktor oleks võinud tara pikali sõita, otse viljapõllule põrutada või koguni mõne looma alla ajada. Arutlesid nad ja kiitsid. Hästi tehtud, siga, sina päästsid meid õnnetusest. Kärsninast sai Tõlviku talu kangelane, kellel paluti ikka jälle jutustada lugu sellest, kuidas ta peatas traktori. Tänutäheks tõid loomad seale head ja paremat. Kapsaid, naereid ja porgandeid. Kuid siga teadis väga hästi, et valel on lühikesed jalad. Ühel päeval otsustas tõe päevavalgele tuua. Ega see traktor päris ise ka käima ei läinud. Alustas ta ääri-veeri. Tahtsin sõitma minna ja vajutasin natukene nuppu. Siis see juhtuski. Pärast luiskasin teile. Tegelikult pole ma mingi kangelane. Seda kuuldes olid loomad väga pettunud. Nad kõndisid kurvalt minema ja jätsid valevorsti üksinda keset õue. Mõni päev hiljem sõitis peremees sealsamas koduõuel traktoriga kogemata kivi otsa. Traktor vajus külili. Peremees püüdis ust avada, et välja pääseda, kuid see ei tulnud mitte kuidagi lahti. Õnnetust nägi pealt lammas. Ta jooksis kähku siga otsima. Kärsnina konutas omaette laudanurgas. Tule kiiresti appi, hüüdis lammas. Peremees on traktoriga hädas. Sina tead kindlasti, mida teha. Ei tea ma midagi, turtsatas siga. Ajan jälle kõik untsu, nagu ikka. Aga kui lammas lähemalt selgitas, mis oli juhtunud, ei jäänud Notsu pikalt aru pidama, vaid tõttas kohale. Ta oli kulutanud tunde, et traktorit tundma õppida. Lõpuks ometi tasus see ära. Küllap kiirus uks kinni, kui traktor kukkus, ütles siga.
peame sellele uksele ühe korraliku hoobi andma. Küll ta siis lahti põrub. Ja siga jooksis pulli otsima. Traktorile oleks tarvis kõva mats anda, seletas ta rutakalt. Pull taganes, võttis hoogu ning jooksis täiest jõust sarvedega vastu traktorit. Traktori uks kargas lahti ja peremees võis välja ronida. Kõigile oli selge, et just sea tegutsemine päästis peremehe täbarast olukorrast. Kui sa poleks meile rääkinud kogu tõde sellest, kuidas sa traktoriga sõitsid, ütles lammas, siis poleks me taibanud sinult abi paluda. Suurest heameelest kostitas peremees sel õhtul kõiki loomi maiuspaladega. Siga mugis just magusaid mahlaseid naereid, kui sõbrad tulid talle hea tööd soovima. Ole tänatud, seekord sa tõesti päästsid päeva, ütlesid nad. Notšu naeratas, puges põhku ja mõtles, on ikka päris hea tunne, kui oled kuulsuse auga ära teeninud.